Rekordib. Tere tulemast kuulama podcasti Võitlejad. Täna on selline päev, kus me oleme saanud oma podcasti siis kaassaatejuhi, kes on olnud minu väga pikaaegane sõber, telestaar, kalamees, kõike veel. Maamees ka. Ei saa ütlemata jätta. Tere tulemast, Jaan Robert Reimann. Tervist. Kes siis... Kes ma olen või? Kes sa oled, jah? Ma olen maamees ja telestaar ja kõik veel, mida ei saa ütlemata jätta. Telestaari kohta teeme siis väikese sellise, kuidas öelda, tutvustuse, et 30. aprill, kui ma eksi. 23 on esimene. 23 aprill siis 19.30. 19.30, Kanal 2. Kanal 2 on siis... Täpselt, mis see saate nimi on nüüd? Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema. Et minu emps on kõvem kokk kui sinu ema on Jaan siis oma emaga kokkamas ja tuleb Banger Show, teades Jaanina. Tuleb. Et mis mees siis Jaan on? Jaan on, ma olen Jaani kogu aeg nagu vaatases alt ülise pilguga. Kuna see mees on selline, see on huumorimees selles mõttes, et kui ta teeb midagi, siis ta teeb nagu naljaga. Et nagu sa teed tõsiselt asju, aga see on alati lihtsalt selline huumorivürts ja see väike sutsat. Jah, see sutsat ja see on ka põhjus, miks ma siia kutsusin, et seda podcasti siis natukene elavdada, kuna kui mul ei ole külalisi, siis ongi Jaan kaassaatejuhina siis ja räägime siis teemadest ja kui on külaline, siis on kas mina külalisega või siis mina, Jaan ja siis külaline, et see sõltub kellega me siis räägime, mis teemast. Jah. Aga räägime sellest saatest natuke. Räägime. Ma küsingi kohe ära, et kus tuli see üldse mõte ja kuidas sinna nagu, kuidas see regamine käib saatesse? No põhimõtteliselt oli nagu, et olin kodus, ema jooksis minu tuppa, ütles, et kuule, et ma saatsin meili sinna saatesse, et regasin meid ära. Või nii-öelda saatsin meie tutvustuse, et nad tahtsid seda tutvustust ja siis tahtsid ka neid Zoomi kõnesid teha meiega, mis siis oli nagu peale seda tutvustust, kui nad loevad selle tutvustuse läbi ja siis nad nagu vaatavad, otsustavad juba nagu selle põhjal põhimõtteliselt, kas nad nagu üldse viitsivad nagu tegeleda või ei viitsi. Ja siis saime umbes siukse poole tunniga midagi, saime kohe nagu vastuse, et kuule, et nagu, et tõenäoliselt olete potentsiaalselt tulejad, vaata. Et selles mõttes siis ema, me kumbki emaga ei olnud ühtegi saadet näinud, vaata. Ema oli võib-olla mingit algust introt näinud sellest saatest ja siis ta nagu põhimõtteliselt kohe regas meid ära. Eriti kui ta nägi, et see auhinna raha on 500 eurot ja et siis ei olnud nagu mingit küsimust ja siis nädal aega hiljem nad tahtsid siis see režissöör ja siis seal korraldajad ja need tahtsid siis meiega seda Zoomi kõnet teha, et rohkem nagu tuttavaks saada. Ja siis tegime selle Zoomi kõne ära ja siis nüüd ütlesid, et nad veel vaatavad asju üle, vaatavad veel teisi võistkondi, aga nad ütlesid meile kohe ära, et kindlad tulejad oleme. Ja põhimõtteliselt oligi paar nädalat hiljem, saadeti siis nii-öelda see nagu kava või siis need nagu reeglid, mida nagu eetris nagu nii-öelda mida võib öelda, mida ei või öelda, on ju. Mis seal oli selles kavas sees? Seal oli see, et selles mõttes, et oli kaamerasse ei tohtinud vaadata, kindlasti oli üks nagu kindel reegel, et oligi see saatejuht nagu Roil on Robert Roil, et siis temaga nagu rohkem vaadata nagu tema molli jälgida. Silmsidet siis oli temaga. Jah, et see, pidime nagu nii-öelda teesklema, et kaameraid ei ole seal, et lihtsalt teeme süüa, on ju. Ja muidugi kindlasti nagu paluti hästi palju võimalikult kommenteerida natukene sükest halvustavat ja sellist vaata, et oleks nagu rohkem seda vürtsi. Ja põhimõtteliselt oligi süke värk ja läksime siis kohale lõpuks ja tehti hullud grimmid värgid, Koit Toome naine tegi meil seal meiki ja ma sain esimest korda puudrit näkku päris nagu mingi 7-8 kaamera ja siis olin seal, see tuleb, käib nupsutab mul selle tuustiga seal näos ja panid mingid väikse Koit Toome laulukesse ka või? Ei pannud. Sa oleks võinud laulda ju? Oleks võinud ja ma ei tea ühtegi. Oota, Koit Toome laulud? Koit Toome laulud ei tule. Mingi see Mida neid Leplandi laule? Ei, täna rockin väljas. See on klassika. Sa oleks võinud panna, Pann ühes käes, et täna rockin väljas. Aga kui rääkida nüüd siis sellest saate nagu formaadist või see kokkamine, mis seal oli,
nagu köögistandardid, mis teil esimene roog oli üldse? Meil oli põhimõtteliselt, see on nagu niimoodi, et seal alguses on saate formaat on nagu see, et on nagu kupli all on mingi nagu põhitoiduaine, vaata. Ja siis nagu, me ei tea seda, vaata. Ja siis seal see rool tõmbabki selle kupli ära, vaata, siis näeme, et hakkliha, vaata, mida teeme, on ju. Ja siis hakklihast saate ise mõelda, mida... Ja põhimõtteliselt ongi, sul on mingid valikud seal, mis sa oled teinud, vaata. Ja siis, meil oli kahjuks või õnneks oli seal keedetud peit. Keedetud peit. Paar tükki, et siis teadsin juba kohe, et oli... väike hüsteeria käis mul siin peakupli sees. Mida keedetud peedist üldse teha saab? No borsisuppi, et teadsin kohe, mis tuleb, olin natukene pettunud, et mõtlesin, et tuleb ikka midagi huvitavamat, aga ei tulnud. Aga selles mõttes ja põhimõtteliselt aeg läheb käima, Tim lööd vastu poti kaant ja siis läheb 20 minta, lööb kella peale ja sul on 20 minutit, kõigepealt on see komponentide jooks, vaata, et seal ühes nii-öelda seinas on kõik nagu vajalikud asjad, mis sul on vaja, siis sul on mingi 40-45 sekundit sellist on aega, nagu et lähedki oma potiga, vaata, ja siis viskad kõik asjad, mis sul vaja on. Nagu viskad sinna potti ja siis ma muidugi unustasin ära mingi korralikult asju seal. Ja siis sai tema käest sõimata jälle? Natukene seal, natukene, jah. Natukene pipardas? Natukene pipardas, jah. See mees, ma pean lihtsalt ära mainima. Selle mehe, kui te lähete Insta-postituse alla, siis ma ei mäleta, kas oli 5-6 postitus, on ta teinud lehmadega pilte, ta maamees, ja lehma peale tagis ta oma ema. Ja see ütleb väga palju sellest mehest. Ei, see oli niisugune väike kokkulepe, et ema, kui kuskil oli mind kuskil oma Facebooki taginud ja kus mul, vaata, tead Facebookis, vaata, kui sind tagitakse kõik sõbrad, vaata, kes kõik sinu sõbrad, kõik ka näevad seda. Kõik loomulikult. Mul oli seal mingi, ma ei tea, niisugune 11-aastane pilt, kus oli niisugune kuradi lõng oli kuradi maani ja kuradi, kulmud olid taevani ja kuradi, niisugune pilt oli seal, et meie väike Jaan või midagi sellist. Et nii suureks kasvanud on meie väike. Ja siis see oli siis nii-öelda kätemaks sellele. Aga ma ei tea, ma arvan, sa oled ainuke, kes seda tegelikult tähele pani, et see Usumin seda rohkem näinud. Ei, muidugi. Aga jah, ja selles mõttes see saade oli nagu jube pull oli, et niisugust, emal oli küll nagu korralik pinge sees, vaata, aga selles mõttes, mul on alati olnud nagu niisugune, et kuskil 12-13 nagu sain siis, kadus see nagu pinge, nagu asjad ei paku pinget enam. Et nagu... Paned pinge vabalt või? Põhimõtteliselt pinge vabalt, jah, nagu mul küsiti seal pärast, vaata oli nagu väike intervjuu, nagu peale kokkamist, et kuidas see nagu närvilisus ja niisugune asi oli, nagu täiesti null. Esimene saade oli nagu niisugune 0-0-1 ja nagu siis nagu teine saade oli nagu 0-0-0-0. Et selles mõttes nagu täiesti nagu pinge vabalt. Emal oli ka natukene rahulikum nagu teine saade, aga mul oli nagu täiesti lõdva käega, viskasin kulpi, mingi peksin kuradi rooli mingi juustuga näkku ja siuksed asjad. Aga ma mõtlen seda, et kuidas nagu see pinge sul ära kaab, eks ju? Nagu sa ütlesid seda, siis ütleme enamus oli ka see pinge ära ju. Ei kao, jah, see on huvitav nagu. See on, jah, selles mõttes, ma ei tea, kas see on nagu enesekontroll või ta on selline nagu, et mul on selline, ma mäletan, et mul olid esimesed nagu ratsutamisvõistlused, vaata, hüppevõistlused ja nagu null närvi. Kõik mingi tüdrukud seal mingi paanitsevad ja mingi issad jumala poisid ja kõik asjad, vaata, läheb nii raskeks, läheb rada meelest või mingi ma läksin jumala pohvilt, ma tean, mida ma tulen siia tegema, on ju. Sa teed ära? Ja ma lihtsalt teen nii hästi, kui ma saan ja ma nagu alati lähen igasse kohta, ma lähen selle mõttega, nagu sinna saatesse ma läksin samasuguse nagu mõttega, et kui võidame, siis on hästi ja kui ei võida, siis on jumala pohvi. Sa lihtsalt annad ennast parima? Jah, ma lihtsalt lähen ja nagu ma ei ole nagu kurb või nagu ma ei mõtle üldse nagu sellele nagu peale kaotust. Nagu on, kui on võit, on nagu lahe ja kui ei ole, siis ei ole. Et nagu sellega ma mäletan, et mul olid ka need koera agility võistlused. Seal esimesel paaril võib-olla oli, aga nagu sealt ma nagu õppisin ennast nagu nii-öelda veits nagu mingi talitsema? Talitsema, aga nagu rohkem nagu rahustama, vaata. Et alguses mõtlesin, oi plee, vaata, aga siis lõpuks on nagu pärast saad nagu mida ma nagu närvitsen, vaata, see on rada, ma tean, ma olen seda nagu teinud mingi aasta aega nagu, mis ta siis on, kui siin paar inimest rohkem on ja kohtunik ja nagu läheb metsa, siis läheb, ega midagi teha. Täpselt. See on ka põhjus, miks ma nagu siia teadsin, et sa sobid siia podcasti, sest sul on täpselt samasugune selline prioriteet või see nagu mõttevis paigas, Jah. Et ma tean, et see, et nagu need inimesed, kes lähevad hästi närvi, eks ju, kuna me oleme mõlemad, me saame siit hea näitada, mõlemad boksiga tegelenud ikkagi mingi aeg,
siis ma tean, alati on see, et ütleme, igat enne ringi minekut mingi väike ikkagi selline nagu närvid nagu suts on sees. Aga mingi eks see suts on normaalne, nagu selles mõttes, et kui sul ei ole nagu sutsa mitte üheski kohas, siis on natukene perses on see on nagu väga jama, noh. Jah, et selles mõttes, kui sa oled nagu täiesti tundetu ja sa oled, ma ei tea, värvid juuksed mustaks ja no siis on see, siis sa mine Raja tänaval ära juba vaata ja ka ära nagu, aga pigem ongi see, et sa pead seda nagu seda närvi hoidma hästi väikselt vaata, sest see muidu rikub kõik asjad ära nagu. Mul on, jah, et mul ongi selles mõttes, et nüüd mul viimasel ajal näiteks see aasta ma nagu tahtlikult nagu otsin seda pinget, et ma panen näiteks koolis on ju, või nagu selles mõttes nagu mingi kodus või poes või nagu lihtsalt, et ma üritan seda adrekat saada, sest ma ei saa seda kuskilt nagu päris asjadelt vaata, sest nagu see tuleb nagu alateadvuslikult vaata, et ma nagu rahustan ennast maha nagu mingi võistlustel, kus nagu päriselt võiks nagu mingi adrekas või nagu selline asi tulla. Ja siis olengi sõpradega ja mingi ma ei tea, mingi rallime autoga või mingi, ma ei tea, sõidame mingi ostukäruga kuskilt mäest alla või siuksed asjad, Jackass, põhimõtteliselt jah, et ma arvan, need Jackassi vennad on nagu tegelikult täpselt samasugused, vaata, nende jaoks nagu siuksed asjad, mis on nagu tavainimestele nagu ebareaalsed. Jah, et nende jaoks nagu on see nagu selles mõttes, see on nagu väljakutse, aga nagu neile meeldib siuke asi, vaata, ja mul on ka siuke selles mõttes seda pinget on nagu vaja, vaata, sest muidu on nagu ajus ei tööta midagi ja siuke kõik on nagu tuim ja nagu igav. No see mulle meeldib see, et vaata, ma ise ütlen ka seda, mina töötan nagu kõige paremini pinge all. See ei ole närv, aga see on pinge, vaata. Näiteks kui sa lähed kuhugile võistlusele, ikkagi pinge peale, et ma pean esimeseks tulema, vaata, või midagi. Nagu pinge all töötan, aga selle kohta, et vaata, et nagu Adreka laksu saada või see, ma tulisin meelde, et hästi palju noored, kus saadakse Adreka laksu on peod, vaata. Aga need peod lähevad nagu üle võllili. Need lähevad üle võlli. Selles mõttes, et need nii-öelda, ma ütlen, mul siin hiljuti alles oli mul kodus üks nii-öelda vanurite pidu, et mul oli ema ja isa siis nii-öelda läksid oma natuke noorusaega tagasi ja juhtus selline asi, et oli üks Prosecco ja värk ja lõpuks oli nii, et terve maja oli kuskil 50-aastaseid, 40-aastaseid nagu kuradi mingi kamraadia täis ja keegi koju ei läinud, 4 öösel sain magama, et siuke see läheb käest ära, nagu täpselt need nagu noorte peod vaata. Aga noorte peod lähevad hullemini ära, sest vaata, me võime rääkida siin, et vanemate peod, me räägime, me jääme alkoholi juurde, vaata. Aga noorte pidudest me räägime, et alkohol on nagu soojendus. Jah. Alkohol on soojendus. See on alkohol on soojendus, järgmiseks tuleb kanep, narkots ja kolmandaks tuleb siis see, et me läheme kuhugi linna peal lalla, panname kellelgi tappa. Ja. Aga seda on veel see on nagu see on see põhi nagu level, nagu see redel, kus sa lähed, alguses võt, mingi 2 sommi, 1 jätan homseks, on ju. Siis tuleb, et teeme väikse popsukese, et aga see on tegelikult haige. See on nagu selles mõttes, et paljud inimesed nagu mitte paljud, vaid enamus need noored, kes on nagu ongi seal pidudel, vaata, tavaki nagu on seal, see nagu nad ei saa aru, enne kui nagu nad ise jõuavad sellele nagu järeldusele, et nagu asi on perses. Aga enamus ei jõua ju. No jah, nad ei jõuagi, sellepärast neil ei ole nagu ühtegi nagu eeskäijat või nagu selles mõttes, et nagu nad ei vaata nagu kellelegi nagu alt ülesse. Jah, seda alt üles või seda nagu eeskuj või seda ei ole, vaata. Nad ei oska vaadata niimoodi, et tal on nagu, tal on normaalne töö, ta saab raha, tal on mingi normaalne auto, eks ju. Tal on nagu, ta saab ka pulli teha, aga selles mõttes, see ei ole pull lõpuks, kui sa käid nagu, sa oled iga nädala reedest pühapäevani oled nagu kuradi nagu jokis, vaata. Ei mulle meeldib see, et kus nägin jagati ühte TikToki, kus oli see, et miks me iga reedes kuni pühapäevani pidutseme, eks ju. Et kuna kui me saame siis oli see laul, et kui me saame vanaks vaata, siis on midagi meenutada. Mida sa meenutad, kui sa ütleme esimesed kuni ütleme 15 kuni siis 30 iga nädalavahetusi jood jumala jokke, eks ju, tarbid, ma ei tea mida. Ma arvan seda, et see elab väga nagu pikaldast elu, et mida siis mäletada, ja kuhu sa jõuad siis. Või jah, kui sa, võib-olla mäletad midagi, aga mida sa mäletad oma, nädalavahetusi, võib-olla mäletad, et kuradi Liisaga läksime kuradi peole ja hommikul oli pohmakaga. Ja siis esmaspäevast reedeni või esmaspäev neljapäevani, sest reede hommik on juba on ju. Ja siis tegin oma palgatööd, Snickers tunnis, Ja Snickers tunnis, Ja nagu, aga see ongi see, et kõige, vaata, mina olen nagu
kuna mina ise ei tarvita mitte midagi, vaata, ma olen nagu sportlase taustaga, mul on nagu jäänud see sisse, vaata. Ma võtsin nagu kogu aeg, ütleme siis, kui ma hakkasin boksiga pihta, et näed, ma tahan sinna tippu jõuda. Mis ei ole praegu meie eesmärk, aga oli. Siis mina olen nagu näinud pidude vaata teist poolt, kui palju olen mina näiteks toonud sõpru siis, kes on laksu all, kusagilt ära, üritanud nagu nad üles toimutada, vaata. Nad on nagu, vaata, mida inimesed nagu ei märka, ma arvan, sa oled näinud, et need, kes tõmbavad esimest korda, siis ütleme kanepit, vaata. Mõnel ei toimi, aga mõnel on nii kohe, et ta läheb nii hüsteeriasse ära. See on, jah, see on nagu see on nii palju oleneb sellest nagu ajukeemiast, vaata, mis sul nagu toimub, et see, selles mõttes, aga minu arust enamus läheb hüsteeriasse mingi hetk. Ja esimene kord ongi, oleneb ja selles mõttes oleneb nagu, kuidas sa teed, et kui sa oled kuskil mingi rahulikult, vaata. Ei, ma tean. Selles mõttes nagu, kuskilt mingi paari sõbraga, vaata, mingi natukene. Aga kui sa oled kuskil keldris, mingi 5- käib mingi ja siis ja sa seal teed ja mingi tuled vilguvad ja esimene kord ka ja meie sõpruses kutsutakse seda asja bad tripiks. Jaa, aga ma tean seda, kus on olnud sõbrad 2-3 tegid ja lihtsalt üks oli see, et kuidas öelda, tõmba, vaata. Aga see ei jaganud seda, et kui see vana teeb esimest või teist korda, siis tõmba nagu, nii, nagu ma aru sain. Ja siis oli see, et mina pidin ta vana ei tulnud jalgu, mitte midagi, siis mina olin see vana, et kuule tule appi, vaata. Eks ta ole siuke natukene, mis natukene, ta on ikka käest ära selles mõttes, et nad ei kontrolli. Aga mitte midagi ei tee ka. Tartu on ju narkopesa. Seda kõik ütlevad. See on, ja seda ei öelda nagu ilma põhjuseta, sest ongi nagu, iga vaatad mingi raadil on kuskil mingi majapeod, mingi liisad ja vahurid on nagu kuradi, kuskil voodi all, kaisukaruks on kauss ja kuradi väike okseloik ja me räägime, et maja pead on 50-60 liikme ja siis kui mendid sisse rajavad, siis on kõik põllu peal väljas ja kõik Jah. Aga see on haige. See jah, selles mõttes, ma olen nagu käinud nagu selles mõttes suht palju, et sul on kogemust rohkem. Mul on selles mõttes kogemust, et aga ma ei lähe selle mõttega sinna, et ma lähen joon ennast täis, vaata, vaid ma lähen selle mõttega, et ma tavaliselt ei joo nagu siuke 80% pidudel, kus ma olen käinud, nagu ma ei joo mitte midagi, sest ma lihtsalt lähen sinna, onju, siis ma istun kuskile maha, võtan oma mingi värska või mingi siukse asja, onju. Borjomi. Ja ma lihtsalt naudin teatrit. Sest see on nagu nii tasuta teater lihtsalt. Ei, ongi. Ja ma lihtsalt lähengi, mul on nagu sõpradega ongi nagu lihtsalt ütlevad, mis me jooki võtame, ütleme, me ei võta mitte midagi, me võtame kuradi six-pack Borjomi ja me lihtsalt naudime õhtut, sest nagu seda on nii kuradi ma naljakas vaadata, kus need nagu vennad too mulle kaussi ja nagu sa näed nagu sellist asja, mis seal toimub nagu õhtul mingi, siuke 9-8 on need vennad juba pikali. Ja kõige põhimõtteliselt vanad on, vaata, iga reede hommik, vaata, reede päeval, räme lahe pidu, vaata, pulli saab, lähed sinna 9 ja oksendavad kusagil kuradi vetsupotis. Et nagu, ma ei saa aru, kus kurat see nagu tulnud on, vaata. Miks me sellest teemast praegu räägime, on ka see, et minu arust üks suur osa inimese elust on see, et ta peab pingutama, vaata, sul mingi eesmärk peab olema. Aga minu arust sa eesmärgi matad sellega maha, kui sa reedest pühapäevani jood. Ma saan aru, vaata, Nagu, see ongi hea näide, nagu, et eesmärgiga inimesed ei tee siukest asja, vaata. Ei tee. Ja siis sa näedki kohe, sa paned nagu need kaks nagu seda nii-öelda nagu rühma. Ühed on need, kes lihtsalt elavad ja vaatavad, mis saab, on ju, pohhu, mingi, lähme joome, lähme tõmbame midagi, vaata, lähme mingi, tõmbame midagi sisse, on ju, ja vaatame, kuhu elu viib, aga siis teised on need, kes nagu päriselt tahavad kuhugi jõuda. Ja siis on see veel kolmas, kes käivad tööl, aga nad ei taha mitte kuhugi jõuda ja siis nad lihtsalt ja nad on ka samas augus, Jah, nad on põhimõtteliselt samas augus, nad ei ole nii hullud. Nemad lähevad poole peale. Nad on täpselt seal siuke harju keskmine. Jah, osad ei tee, osad eks ju teevad hullud niimoodi. Aga minu arust ongi, ma vaatan oma klassivendasi ja nagu selles mõttes, üleüldse nagu 9. klass nagu põhikooli lõpu nagu vendi ja vaatan, nagu neil ei ole plaani. Neil ei ole mitte ühtegi plaani ja nad nagu see on nagu väga masendav. Ma tean, selles mõttes ma tean nagu, peale enda, ma tean, võib-olla, ma sinu plaane nii hästi ei tea, aga ma tean näiteks ühe nagu sõbra, kes mul on nagu kaua aega, oleme nagu suhelnud niimoodi, temal on nagu, kindel nagu eesmärk. Ei, meil on kindel eesmärk, vaata midagi. Minna gümnaasium, on ju, mingi ülikool, mingi korralik töö, on ju, ja siis nagu pulli teha. Jah, et teed see 5-10 aastat, 20 aastat rasket tööd ja siis nagu siis hakkab pulli tegema, aga nagu need, kes seal nagu reedest kuradi pühapäevani on nagu
no, nagu nad on ära, nad ei jõua, no nad ei jõua kuhugi. Ma saan aru, kui sa teed 6 ühe korra või 6 2 korda vaata. Sa võid lubada endale, nagu, sa võid nagu, kui on nagu siukest nagu suurem pidu või midagi, kus sa oled nagu päris kutsutud ja tulevad nagu huvitavad inimesed kokku. Jaa, aga ei, et noh, ma ei tea, kõige aegem ongi see, kuule, lähme reedel jooma. Lähme lihtsalt jooma. Ja mulle, tegelikult ma räägin, ma juba ammu sain sellest aru, mingi paar aastat tagasi, on see nagu eesmärk, millega nad lähevad, nende eesmärk on juua perse. Ja nagu selles mõttes see on nagu hullult nagu rõve nagu vaadata, vaata, et selles mõttes ma olen alati olnud nagu selle nagu mõttemaailmaga, et nagu, et võiks olla nagu pidu ja nagu jook on seal nagu kõrval. Ja. Mitte nagu, et on jook ja pidu on kõrval. Ja on pidu, muusika ja siis on jook, et noh, veits nagu vaata. Nagu chill, räägid inimestega on ju mingi, ma ei tea, mingi kuradi, viskad kellegi lund krae vahele ja ma ei tea, no mingi, siuksed nagu pohhu ja asjad, vaata, et selles mõttes, et nagu mitte nii, et keegi joob ennast jumala täis, siis võtab noa välja, mingi kaklused. Minust vaata, nende majapidudel eriti, ma rätsilt kuulen, kuidas keegi jälle saab peksa, keegi jälle peksa ja mitte midagi tehta. Nagu, neil on 200 nagu põhimõtteliselt nagu seda eesmärki, et ma tean nagu väga paljud inimesed, nagu mul sõprusringkonnas ka, kes nagu lähevad nagu rõvedalt vägivaldseks, nagu kui nad joovad või nagu ükskõik mis nagu aineid kasutavad. Ja nad ikka joovad, vaata. Ja nad ikka joovad, ja nagu, vaata, neil ei jää meelde ka. Nad ei saa aru. See ongi nagu nii putsis ja siis sa ütled neile, et kuule, vaata, mida sa tegid. Ja siis ta on nagu, ma olin täis. Aga see ei ole vabandus. See ei ole vabandus, sest sa nagu ise vabatahtlikult kallad endale mingi paska. Ma saan aru, kui keegi mingi Valdis joob su enda kuradi keldrisse kinni, paneb sul lehtrikurku ja paneb kuradi svepsi sulle alla. Aga sa lähed ise, võtad anna kalla ja sa tead, et sa muutud vägivaldseks, aga sa ikka lähed. Aga see näitab seda, see näitab seda, kui pohhuistlik sa oled enda vasta, aga kui pohhuistlik sa oled veel teiste vasta. See ei ole jah, ma ei tea, selles mõttes hea, et nagu meie oleme sellest august väljast, et tegelikult ma tean, et ma olen sinna auku sattunud mingi võib-olla 2 aastat tagasi midagi sellist, aga ma sain sealt nagu kohe välja, sest mul olid nagu teise mõttemaailmaga sõpru ka, vaata. No ongi. Ja nagu selles mõttes, nagu, ja kui sul ei ole neid, siis sa oledki seal augus. Siis sa oledki seal augus, jah, sest nagu ma olin seal augus, ma ei olnud nii hull, ma ei käinud nagu, ma ei olnud kuradi reedest pühapäevani, aga nagu selles mõttes ma olin nagu ikka kohe kui raha sai, läks mingid suitsud ja asjad ja nagu siuksed asjad, et nagu mässaja, vaata. Ei ongi, Ja tahad mässata, tahad näidata, ma olen tegija, vaata. Tegelikult ei ole mitte mingi tegija, tegelikult oled kõige naerualune. Või ongi, vaata see. Sa ei ole, sa oled mingi kuradi, sa oled mingi lõdi, vaata, et sa, sa ei tee mitte sittagi, trenni ma ei tee, on ju, kool pohhui, vanemad pohhui, on ju, mingi eit on, keda kepin pohhui, vaata, jäta maha, ei jäta maha, ma ei tea, vahet ei ole, selles mõttes, kuradi, ostan auto, ma ei tea, sõidan kraavi, lähen, ma ei tea, kuradi, lähen otsin pulli lihtsalt. See ongi see, et vaata nagu, kuidas öelda, kohustus või seda ei ole, vaata, et ma ei tea, teen seda pohhui või nagu see ongi see suva, vaata, suva kõigest, eks ju. Aga moment, kui sa saad aru, et okei, vaata see ongi see, et kui inimene midagi tee, vaata näiteks need, kes joovad täis nagu, räme lahe, sa ei joo, kuradi igav oled, vaata. Ja see ongi jah, et ära tussuta, vaata. Ära tussutad, davai, võtab. Aga tule jõuks, eks ju, teeme kangi, teeme 60, vaatame, kas sa 60 kilot suudad linna suruda. Nad on 20 kilaga juba, eks ju, kukub kangi, eks ju, kõri peale vanad. Sest nad ei ole seda kunagi teinud ja selles mõttes, sa ei saa nagu öelda, et sa oled mingi nagu nõrk, vaata. Kui sa ei ole seda kunagi teinud, aga ta ei hakka mitte kunagi seda tegema, kui sa nagu keegi ajad seda sinna jõusa. Jaa, aga ta võtab seda, et see jõuks on mõttetu, vaata. Et see, kui meie käime jõuksis, vaata, meil on omad vennad, vaata, me saame kangi surada, me tunneme mõnu, ta ütleb, et see on mõttetu, vaata. Aga nagu kordagi, aga see, et sa iga hommik, nagu iga õhtu ennast täis oled, eks ju, hommikul sul on pohmakas, vaata, oksendad, raiskad raha, eks ju, sellel, see on nagu, see on fun, vaata. Ja siis, kui me jõuksi vennad ütlevad, et see on mõttetu, vaata, mida sa teed oma eluga, võtta ennast kokku, kuradi peit, vaata. Ja siis, kuradi vennad ütlevad. Siis on need väiksed Mihklid kohe, need on Martid tegelikult. Martid või Mihklid. Või ei, selles mõttes, need on eriti kuradi nagu Oinad, Oinad, lambad, sead. Kõik, Jah, nad ei ole just kõige, Ja ma saan aru, okei, majanduslikult seisus peab ka neid inimesi olema, siis keegi peab tegema seda ka paskatööd, saad aru. Davai, lähme majandusse nüüd sisse, nii. Jah. Ei, aga saad aru. Oota, ma pean oma poliitiku selle kuradi memo üles otsima. Ei, aga lihtsalt neid kuradi Mihklid ja neid läheb ka vaja, aga lihtsalt miks sul neid vaja on? Neid või? Jah. Mis teed nendega? Aga kes sul sita potti puhastab?
Mihkel on ju kuradi koomas kuskil raadil. aga asi on selles, et moment, kui ta pole raha, ta peab tööle tulema ja kui tal võetakse maksud kõik ära ja siis tal ei joogi raha. Selles mõttes ma saan siis ta jääb kodutuks, sest ta ei lähe mitte kunagi, ta ei lähe tööle. Ei, aga vaata moment, kui ta läheb tööle, oletame, et ta läheb. Ta ei lähe. Vaata, oletame, et ta läheb. No, oletame. Siis temast saabki see madalapalgaline, sest Eesti riik on täpselt teinud, ma nüüd saan aru, miks Eesti riigis selle maksuseaduse tegelikult see on nagu hullult hästi tehtud ja sest see on nagu, nad teavad, on need Taunid, Martid, Mihkel. Ja nendel võetakse kõik raha ära, ja nad lihtsalt teevad seda lihtsat tööd, mida nagu normaalne inimene ei viitsi teha. Kurat, ei, aga kui sa niimoodi hakkad vaatama, siis see on aus. Jah, okei, praegu keegi võtab siin, kes kuuleb, et me kuradi sõimame, eks ju, vaeses või midagi. Aga nad on ise see on nende oma valik, jah. See on nende oma valik. Selles sa ei jää niisama kodutuks. Aus on see, et igaüks ei saa rikkaks, aga küsimus on see, mida me rikkuseks võtame. Kui me võtame rikkuseks miljoni, see on loogiline. Keegi peab tegema seda palgatööd ja nii edasi, eks ju. Aga et sa oled vaene niimoodi, et sa oled 6, 2, 300 saad, eks ju, siis siin tekib küsimus, et mis see on. Okei, ma saan aru nendest, kes ongi, eks ju, üksik emad mitme lapsega, ongi keeruline vaata. Ja, aga see, kui sa oled oma valikuid, sa näiteks üksi töötad ja sa saad nagu, sul ei jää kuus, eks ju, 100 euriga vaata. Siin tekib, okei, ma ei saa nagu võtta siin liigitada, aga see, millest ma tahan praegu rääkida, ongi see, et kui sa ise oled selles nagu kauguse või lasknud seda, et sa oled oma elu nagu ennem tuksi keeranud, siin pidudel ka, tuksi keeranud ja nüüd süüdistad riiki, et nii raske on, siis loomulikult on raske, aga ega sa ise ka jama keeranud. Ega selles mõttes, sa ei jõua kuhugi, lihtsalt nagu niisama passides. Ei sa jõuagi. Nagu lõpuks, võid öelda, lähme joome, lähme raiskame raha, vaata, paps kanna 10-kas, vaata. Aga nagu... Või okei, paps ei ole ütled sõbral, anna 10-kas, vaata. Maksan tagasi, küll ma kunagi maksan. Ja tavaliselt need vanad ei maksa ka tagasi. Nad ei maksa. Ja nende kaavad kõik sõbrad. Tead, miks nad ei maksa või? Sest kohe, kui nad raha saavad, neil ei ole seda enam raha, see võetakse neil käest ära. Üks, kas see lähebki võlga, mida nad kunagi ei maksa, sest neil on vaja juua, sest muidu nad ei saa hakkama nagu. Ja siis see on nagu perses, et see nagu kainus muutub neile nagu nad oleks täis, vaata. Ja siis, kui nad on kained, nad ei oska mitte sittagi teha. Ja siis nagu, põhimõtteliselt neil nagu muutub see teeb nagu 1-8, vaata. Ja nagu lihtsalt see muutubki, et kui ta on joonud, siis ta nagu, oma arust nii öelda, nagu teeb õigeid otsuseid ja nagu tajub. Aga need on juba täisalkohoolikud, ma peame siin, need on täisalko. Ja kõige palju see, mis ma tahtsin öelda, kuidas saada teada, või kuidas saada kõige kiiremini sõbrast lahti teada? Ei tea, ma ei pane kaikaga päev. Ei, anna võlga. Kohe ei ole sõbrast lahti. Ta ei maksa seda tagasi. See, kes maksab tagasi, see jääb eluks ajaks sulle sõbraks. Aga tavaliselt ma ütlen, enamus ei maksa seda võlga tagasi. Ja siis nagu teada, kuidas sõbrast lahti saada. Aga see ongi nagu haige. Ja nagu Eesti riik nagu, mulle meeldib see Eesti riik, et meil on nagu teeme aktsiisid, et siis Eesti inimesed joovad vähem. Teeme aktsiisid, Eesti inimesed joovad vähem. Läti. Saad aru, isegi kodutult panid Lätti minema, saad aru. Jala. Mikroga. Lihtsalt kõik pohhu ja anna ratas, anna midagi. Kes oli, kes Tartust Lätti kõndis? Riiga. Vanasti. Kirjanik. Valdis. Ei, Valdis. Praegu sul Valdis kindis Tallinnast Viina järgi kuradi Valka. Ta läks Raplasse, onu juurde. Jah, aga kes oli? Ma ei taha nüüd Peterson. Jah, tema läks. Koolis oli käinud. Mul ei tule nimede, mul on nimede peale kehv mälu. Tema läks, eks ju, Tartust. Oli Peterson ikka või? Ma loodan, et on. Pärast saame mingi eesti keele õpetaja, vaata kuskil. Pärast saame, aga ei, rõvedalt nõuti. Jah, okei, oletame, et oli. Siis praegu, eks ju, nüüd on nagu, me mõtlesime seda, imeline mees, praegu on lihtsalt 100 kodutud lihtsalt kuradi, lähevad, eks ju, Viina järgi Valka. See näitab, vaata, aga siit tuleb välja. Aga ta ei tulnud Valgast. Kui sul on eesmärk, vaata, prioriteet, siis sa lähed selle järgi. Kui sa tahad viina, siis sa võtad oma jalad, sa lähed õue, sa annad kassile viimase söögi, teed musi, ütled, ma kunagi tagasi enam ei tule, sest sa saad selle viinapudeli seal kuradi Lätis lahti, on ju, ja sa ei jõua tagasi, sest alkohol on siin, ja sa ei viitsi, nagu sul ei ole vaja minna, sest sul on alkohol seal. Ja meil on lahendus olemas, meie kodaniku kadunud. Läti mure. Lõpuks Läti hakkab ka meile tagasi viiskama, me ei taha neid marguseid. Nali naljaks, aga see, mis tehti selle alkoholiaktsiisiga, see oli ka tegelikult puhas näitemäng. Tead oli, et kes sealt raha said. Need, kes on targemad, need teavad, kuhu need rahad läksid. Jah, nii lihtne oligi. Jah, aga
tegelikult on, kui vaadata üldse seda inimest, eks ju, siis inimene vajab eesmärki, tegutsemisplaani ja ta teeb kõik ära. Aga just ongi see, et nii palju, vaata, mulle meeldib see, et nii paljud vaata, näiteks on vaata see, et noh, kui on rikkamad, eks ju, siis võtame neid rohkem makse ära, vaata. Miks ma siis teen tööd, vaata? Miks? Kas ma siis nagu ma võitlen terve oma elu, et saada sinna finantsvabadusele ja siis, me võtame sinult rohkem ära, kuna sa oled edukam, eks ju. Aga see, et ma olen kuradi, ma 24/7, eks ju, nagu töötanud nagu hullult, eks ju, ma ei ole maganud, vaata, ma olen neil hullu, eks ju, ja siis on see, et siis riigid ütlevad, me võtame sult rohkem ära. Okei, ma saan aru, kui sa oled nagu mingi Mark Zuckerberg, vaata, et noh, et siis tõmbame sult seda kuradi ma raha ära, vaata. Noh, sest see on juba meeletu teenimine, eks ju, see mõttetu, aga nagu kui sa lihtsalt teed nagu mingi asja, sa teenid rohkem kui teised ja nüüd me võtame sinult rohkem ära, see on ka ebaõiglane. Ja noh, ma ei oska öelda midagi, ma olen Tabivere koolist. See ütleb paljugi. Ei, no ma olen Tabivere koolist ja ma ei tea midagi, ma tean autodest natukene. Ta maha mees. Ei, ma muidugi, hakkab räägime kartulit, sest ma räägin sul kõik ära, ma räägin kuradi 4 öösel sul kartulit. Kartulind tõusis? Ei tea. Ma olen Tabivere koolist, ma just ütlesin sulle, minu käest asju küsid. Kartulind tõusis Ukraina sõja pärast? No muidugi tõusis. Mul on kartuli ostetud vana hinna järgi. Sa oled tark mees, noh. Ei, muidugi, ma teadsin ette, et ma seal Mangi käest küsisin üks päev. Aga mul on ta number tahad ja Twitter ka. Igor Mangi või? Vaata, aga Igor Mangi, ma tahtsin öelda, Igor Mangi selline, vaata, et Igor Mang kohe ahistaja, eks ju. Oi, palun ärme lasku sinna. Oota, kus kuula, mõtle. Sa oled täiskasvanud naine, sulle ütleb mingi mees, mine puu vahesse ja mine ise puu vahesse. Ja nüüd sa ütled, et sind ahistati. Tule mõistusele. Kes sul käskis sinna minna? Ise sa läksid. Ja nüüd öeldakse sa. Ja nad tõenäoliselt maksid ka selle. Ja ei, ta maksis ka veel. Ei, nad saad aru, ta meil maksis selle eest. Et ta veel maksis selle eest, et ta läheks sinna puu vahesse. Mind ahistati, saad aru, pani mulle 2 näpud ja nüüd ma ei tea, mis ma teen. Ja lihtsalt kutt maksis mingi, mul pole õrna aimugi, mis teed kuradi maksu, või nagu palju Igor Mangi 2 näppu maksab. Ja nagu ma ei taha teada, ma ausalt ma ei taha teada. See ongi see, et 10 naisest 8 said tšakrad lahti puuval, õnnelikult läksid ära, 2 ei saanud ja nüüd ahistatakse. Aga vaata kui lihtne ühele mehele. Palju neid nagu uudiseid oli üldse või nagu mitu naist ahistas, tal oli nagu seda käivet oli korralikult ju, järelikult ta kõik ei ahistanud või äkki mingid koledamad ainult. Ma räägingi sellest, et või need, kes ei saanud tšakraid. Ma räägingi, et need, kes tšakra lahti ei saanud teda nii, et ahistas. Võt kui ei tööta, saadad tagasi Amazonile, kirjutad meilime, et mida vittu. Ei no, aga vaata, see ongi see pull, vaata. Et noh, ja kõige pull, vaata, siin näitab hästi ära. Kui meedia tahab, siis ta keerutab su läbi, vaata. Sa ei meedi meile, lähed ära, vaata. Ja see on nagu ajuvaba tegelikult. Jah. Ei, kas võid Igor Mangi Twitter anda küll, mis oli number või? Ei, mul ei ole. Mul on see Snapchat. Snapchat või? Jah, ma vist ei tea, kas see on päris Igor Mang, aga noh. Ma ei usu. Mingi naljakaid nokupilte saatis mul küll. Ma pean selle välja plipima. Miks? Lihtsalt, okei. Aga, jah. Pane nagu piip sinna peale. Aha. Nagu piip pilte. Aga kui rääkida üldse maailma siis sellest seisust, eks ju, mis ma tahtsin ka jõuda, vaata see meediavärk. Paned tähele praegu. Näiteks Anne Veski, tuli artikkel. Anne Veski, mis toimub? Ei räägi üldse sõja teemast. Noh, kui ta peaks. Ei, nagu täpselt. No kõige parem, see artiklis oli pandud, et oli vaata see Venemaa mingi aumärk on tal või ma ei tea, mis asi see oli, vaata. Miks sa paned seda? Miks sa nagu tekitad viha, vaata? Ja, see on, noh. Kui inimene ei taha, ta ei räägi. See oli Delfi, on ju? Raudselt oli Delfi? Ei, TV3, uudised. No see on ka, miks keegi ei vaata seda. Aga nagu, miks, vaata, ma ei saa sellest aru, miks sa teed sellist uudist? Ja, see, noh, nad tahavad ka teenida. Ja nagu vaata, mida rohkem nad saavad neid klikke vaata, seda rohkem. Ei, ma saan aru, nagu aga kas sa saad aru, kui debiilne see on? Kui inimene, vaata, noh, ma võin eheda näite tuua, ma loodan, et ma võin seda. Minu siis ühe sõbra ema, eks ju, töötas sellest lastefondis, vaata. Ja kuna ta on vene perekonna nimi, eks ju, siis kutsuti teda jutule, kuna tema ei ole avalikult ütlenud, tema siis aktsepteeri sõda, eks ju. Ta on lihtsalt vait olnud sellest teemast. Tegelikkuses on ta aitanud Ukraina
põgenikke, eks ju, andnud raha, majutanud neid kõiki, eks ju. Ta kutsuti siis vestlusele, et tunnista meile nüüd, et sa ei toeta Putinit, muidu me laseme su lahti. Tegelikult ka või? Jah. Ja kõige põlema see, ta teeb tasuta seda tööd. Ta saab võib-olla kuus mingi preemia 50 või 150 euri. See on ta kõrvaltöö, ta teeb iga päev 4 tundi sinna, eks ju. Ja nüüd on see, et vaata, ma saan arugi, inimene näiteks ütleb, ma toetan Putinit, vaata, okei. Aga kui inimene on vait, vaata sellest, ta ei räägi, ta ei taha rääkida. Ja siis sa tuled, et nüüd tunnista meile, et sa ei toeta Putinit. No kus kurat nagu? Kui kaugele me jõuame ühiskonnaga? See on naljaga, ma vaatasin, alles oli, ma mingi sirvisin Facebooki ja vaatasin, et oli üks see mingi kuradi rekka, kuradi Kalmer tuli kuskilt, noh, tegelikult oli mingi vene nimi või midagi sellist, et nagu tahtis Eestisse sisse saita, vaata. Piiri, et oli mingi vene lipp või midagi oli nagu klaasi peal rekkal, vaata. Ja nagu võeti nagu pikemalt jutule, et nagu mis värk on ja siis noh, see mees oli kuradi jutu sees rääkinud seal, et ma et ütles, et ma olen väga palju, ma olen väga kursis selle sõja asjaga ja noh, ütles, et ma Putin teeb õigesti või midagi sellist, ma mainis seal ja ei lastuki sisse teda Eestis. Ei, ma sellest saan aru, vaata, ega kui sa toetad agressorit, eks ju, okei, nagu, aga vaata, lihtsalt ongi see, kui sa ei räägi sellest nagu, kui sa ei räägi, sa ei ütle kedagi, et sa toetad ja siis sind hakatakse kottima. See on imelik, et nagu selles, see on sama nagu, et selles mõttes, see on nagu valimine, et kõik valivad, on ju, ja põhimõtteliselt toome näite nagu, et sa ei vali, on ju, ja siis on nagu mingi vend tuleb mingi tänava peal, saad lõuga, et või sa mingi EKRE-t pooldad, vaata. Ja. Et nagu, mis viga on? Aga ongi nii. Ja see kõik, vaata, minu arust, vaata, me räägime, et demokraatia on hea ja kõik, eks ju. Ütled näiteks Ameerikas, et ma pooldan Trumpi. Sind arvatavasti võeta tööle, eks ju. Tõenäoliselt, jah. Ütled Saksamaal, et ma ei poolda seda, et me tõime neid pagulasi sisse. Arvatavasti sa ei saa tööd. 99 pärast, eks ju, ütled, vaata, see ongi nagu see, et me ütleme, et meil on vaba maailm, eks ju, ja vaba demokraatia, aga tegelikkuses me liigitame, kui sa seda ei arva, eemaldame su ära nagu, mine minema, vaata, me ei taha sind. Aga vaata, ja siit tuleb ka see teema, et vaata räägiti, et nüüd, vaata Eestis need, kes seda C-sümboolikat, vaata, kasutasid autode peal, vaata, see vene see, ja siis oli see, et ma olen nagu, et miks mitte midagi tehta, vaata. Ja nagu nüüd ma vaatasin seda, et hakata jälle seda, et teeme selle paraadi, vaata. Ma mõtlesin, et kurat, et me oleme jälle tagasi jõudnud, me oleme praktiliselt jälle 10 aastat tagasi läinud, eks ju praktiliselt, kus oli siis Tallinnas see, ma räägin, mul ei jää ajaloosündmused ja nimed meelde, mul nimedega siis kui rahvas läks tänava peal, hakkas hullama, löödi poe aknaid, pronksöö, jah, täpselt sama sündmus, mis ennem oli, eks ju. Viidi lilli, eks ju, käidi vene lipuga ringi, lauli kuradi. Ma tegelikult ei tea mitte midagi sellest, ma tean nime, et ma ei tea, valgustab. Oli see, et praktiliselt oli see, et milles see siis hakkas, eks ju, oli see, et oli venelased, eks ju, läksid sinna, olid vene lippudega, Eesti riigi vene lippudega, lausid vene hümni, eks ju, ütlesid, kõik on hea, vaata. Ja siis, kui läks eestlane oma lipuga sinna, siis hakati mindi talle kallale. Politsei tuli veel vahele, eks ju nii. Ja nüüd, kui ma hakkasin vaatama, et nüüd me tahame jälle paraadi teha, praktiliselt jälle sama pühendusega, et et Putin on hea, vene sõdurid on head, eks ju. Ma ütlesin, kurat, tulge mõistusele, vaata. Nüüd õnneks öeldi, et ei, kõlba, eks ju. Aga see sümboolikaga. Ma ütlesin, et miks ei tehta. Läks mingi praktiliselt 2-3 nädalat, ennem kui sellest tuli jutt, et seda ei tohi olla, eks ju. Aga mõtle ise. Sa paned auto peale, see sümboolika, eks ju. Ütleme, et sa oled veel vene rahvusest, Narvas elad, eks ju, sa toetadki Putinit. Vadim, naša Vadim, eks ju. Papa Vadim, eks ju. Sassro, hardstyle boy. Ja siis sa sellega sõides seal Narva ringi, tahad öelda, et sa siis, et need teised narvakad ei vaata seda ja sa ei kogu sealt seda siis, kuidas öelda, pooli või? Minu arust see on koheselt. Eesti riigis agressori seda sümboolikat kasutada, eks ju kõik. Selles mõttes, et okei, siis toodi näite, et aga näed, et natsimärke need ikka kasutatakse värke, vaata. Aga nagu vahe on selles, et nagu, mis praegu toimub, me peaks nagu, me ei saa, vaata, kõik ei saa võtta must-valget, see on nagu ammu öeldud. Midagi natukene peab mööda vaatama või nagu... Sa pead vaatama nagu seda mõlema silme läbi. Ta ei saa nagu kohe öelda, et ta on taun, vaata, sest nagu lihtsalt
tal on mingi teine mõtle, või noh, näiteks see, vaata, siin oli inimesed, vaata, kes ütlesid, et me ei saa vaata nii palju Ukraina neid põgenikke vastu võtta, vaata, kuhu me paneme nad? Putini toeta, aga nüüd meil on probleem, meil on 10 000 põgenikku rohkem, eks ju. Algul ütles Eesti riik, et me võtame 10 000 põgenikku, järsku oli 20 000. Ja riik ei tea, mida teha. Nüüd on juba nii, et lapsed peavad koolides hakkama ise oma lõunat maksma. Või nagu seda ennem kui, sest lihtsalt lastel ei ole söögi raha. Mis nendest saabki? No see tekitab, vaata, see näitab seda, kuidas riiki nagu juhitakse, noh. Et meil on eesotsas lambad, noh. Ma ei tea, kas lambad, aga no, kitsed. No, taksojuhid. No, Repinski, noh. Margus. On taksojuht. Jah. Ei, Repinski on taksojuht. Ei, oota. Mis Repinski? Sa ei tea poliitikud või? Repinski, ta oli maaminister vanasti. Maamees või? Minu sõber või? Ta on maamees. Päriselt? Jah, ta oli kitsekasvandus hästi. Kontakti on või? Võin anda sulle, siis ta hakkas taksot sõitma, Bolti. Mis ta vabal ajal räägib, lihtsalt mingi reede-laupäev, vaata. Ei, ta tuli istungitel ära, läks taksot sõitma. Sa ei ole kursis või? Facebookis oli räme kisa selle pärast. Ma tuli istungitest ära, ütles, et ma sõidan taksot, et ma ei viitsi nagu nii olla. No. Ja see on nagu, kuidas öelda, see on suhteliselt haige nagu. Me oleme nagu jõudnud sellesse tasemesse. Aga minu arust see on, kui vaadata kogu seda maailma temaatikat või miks see nagu nii kaugele läinud on, vaata, siis lihtne põhjus on see, et me oleme ise nagu seda viha nii kaua üles õhutanud. Oma nagu, minu arust on see, et kui sa tahad midagi ära hoida, eks ju, räägi ja tee sõbraks. Tead isegi. Aga nagu, nad on siukse nagu, nad on natukene nagu pohvilt või nagu selles mõttes nagu kuidagi... Sa räägid nüüd need, kes juhivad või? Või nagu selles mõttes, et muidugi... Eluvõõrad. Mitte nagu eluvõõrad, aga nagu vaata, ma arvan, et nad ei võta nagu seda nõu vastu. Ei, see on kindel. Mis nagu, need on nagu, mul on kõrge haridus, kuradi värgid, ma juhin riiki, vaata, aga nagu kui mingi kuradi vend, või kas on mingi naine või keegi ütleb sulle mingi nagu päriselt hea mõtte või võib nagu päriselt töötada, vaata. Nagu ta ei võta seda nagu sisse. Eriti veel, kui see on kellegi teise erakonna poolt pakutud. Siis on kohe error. No vaata, mulle meeldib öelda, et meil oli rahandusminister, siseminister ja meil on ka osasid teisi ministreid, kellel on haridus, siis ülikoolis on nad ajaloolased tegelikult. Haridus, ja siis sa hakkad mõtlema nagu, et mis toimub. Aga see võib-olla selle pärast me saamegi öelda, miks meil neid Taavisid ja Miklit nii palju, kes reede õhtut sõimavad. No see on haigu, see on kurb. Aga selle pärast peamegi minema meiesugused mehed sinna eesotsa. Maamehed, kes ei tea kartulindasid. Ma tean, kartulind oli enne sõda, ma ostsin enne sõda. Kui palju kartulind oli enne? Ma ei tea, oleneb. Selles mõttes, kui... mis sina ostsid? Ma ostsin seemne kartulit, mida maha panna, mitte seda, mida süüa. Mis see söögikartulind? No, ma ei tea. Ma arvan, et kilo oli siukene... Ei, ta poliitikasse ei saa. Üks asi kindel. Kilo oli siuke euro 50, 2 eurot, 3 eurot, oleneb sorti. Tegelikult nendest... Kas euro 20 ei olnud või? Ma ei tea. Ma siis veel ei olnud kartulimees. Ei, nagu mul on sellest... Vana tuli podcast, et ta sai temast kartulimees. Jah, siin poole peal bussis istusin, mõtlesin, et võiks põllumajandusega tegeleda. Ja mõeldud tehtud ja põld künda, seemne kartul osta, naise peale karjuda, kus õlts on. Ja ongi maamees valmis. Tuleviku maamees. Ja see tegelikult on aus. Mõtle ise, Eesti maamees, milline ta on? Siuke. Ongi siuke. Mina, vaata mind. Õllekõht ees. Mul ei ole nii suur. Okei, sul ei ole, aga selline tavaline, õllekõht on veits solonga, seksimasina paak on ees, võiks ju mõnus kitsa habe, nokamüts on peas, istub sinna oma harvesteri sisse, vaata. Ei, harvester on põllumehe, istub oma kombaini sisse. Istub oma kombaini sisse ja hakkab tööle, eks ju. See tema elu ongi selline. Tiksub, tiksub. Paar tobi, väike õlts, kell on 11:30 hommikul. Ja paneb. Ja raha tuleb. Ja tegelikult nagu see töötab nagu selles mõttes nagu... Aga see töötab nii vähe, sest Eesti riigis see nagu nii vähe on see. Seda võiks nagu rohkem olla kõvasti. Mõtle ise,
sa oled käinud maakohtades, nagu pommiaugud välja surnud, noh. on. Ja siis ma elan ühes, tead või? Sa elad jah ühes, sinul ei ole nii pommiauk, Ei ole. sul on ikkagi nagu inimesi seal, aga kui sa lähed näiteks, ma käisin Saarepeedi. ei, mitte midagi Solanguga, Saarepeedi ka, aga mitte midagi Solanguga, ma käisin Abja-Paluojas, oli seal mis asjas? Abja-Paluoja, Eesti keeles palun. Abja-Paluoja, see on üks koht, Kus kandis? Karksinuiet tead, jaa, Karksinuiest edasi näiteks okei. ja noh, ütleme, kui vaatad ida poolt lääne, siis sealt nagu edasi Okei, jah. ja käisin seal no, Mis tegid seal? seal oli Elukoht- võistlusõhtu, seal oli Winterfight 2022, Ott Remmer oli peamatš, Okay. väga hea oli, võitis knockoudiga, esimene raund, 30 sekki, Rar. ilus, 30 sekki või? ja 30 sekki, kes matš vasak sirge, vana kukkus täiesti maha, hull, aga ma käisin seal, eks ju, ilus koolimaja, seal oli, tead mis seal oli või? Seal oli bassein ja see, kuidas seda kutsutakse, see on veekeskus, saad aru? Lausa veekeskus. Seal oli lausa veekeskus, aga saad aru, selliseid kohti, kus oleks seda ei ole, see Abja-Paluoja, ma praegu hakkasin mõtlema, see kehva näide, aga ikkagi, kui vähe on inimesi seal ja nagu need kohad surevad aina rohkem välja, sest mida jääb see noor inimene Abja-Paluoja? Ta läheb Tartu Pärnu. Seal on ju bassein ja veekeskus. Ma ei usu, et ta teeb sulli kogu aeg. Kui sa just ei saa sinna pukki minna nagu turvama, vaata. Aga nagu aga vaata, Eesti riik ei mõtle sellele, noh. Varsti ongi nii, et meil neid põllumehi on ainult igas vaata külas, on 2 põllumees, kes on oma traktoriga, vaata. Kirikus on ka üks pastor, vaata. Üks pastor on kirikus. Jah. Ei, mitte Eesti peal, vaid igas nelja küla peal on üks pastor kirikutes. Üks kirik. Jah, üks kirik. Ja siis ongi kõik, noh. Aga selline, ma arvan, me lõpetame ka sellise nagu selle episoodi, et see oli nagu esimene episood meil. Saite aru, millest me nagu räägime? Mõtleme nagu natukene, et see võiks mingi nagu hea teema panna. Lõppu mingi naljaka või mingi siukse nagu, mis nagu lõpetame nagu buumiga. Buumiga või? Et nagu, et ma ütlen paar asja ära, siis sa saad mõelda nii kaua. Okay. Et need episoodid, see podcast, kui keegi mõtleb, et see on ainult edumees mingi, ei, see on vabas vormis. See on nagu Joe Rogani podcast, vaata, see on vabas vormis, eks ju. Ja lihtsalt vahe on see, kui Joe Rogan kutsub iga kord oma uue külalise, aga me oleme Eestis, meil on vähe inimesi. Nii et me ei saa seda teha. Nii et me tulemegi kokku, räägime juttu. Me saame Tarmosi ka kutsuda. Mis ma selle Tarmoga räägin sulle? Tarmo räägib, kuidas ta naise peksmise ära. Kunagi ma tahan sellist Tarmut küll saada siia podcasti, päris huvitav oleks rahval kuulata. Aga mis ma tahan öelda on see, et... Ta ei oska kõrvaklappe päeva. Ta ei uksest sisse veel. Aga mis ma tahan rääkida... mul ei ole linki kodus. Aga mis ma tahan rääkida on see, et sellised need episoodid tulevad, et anke tagasi, et kindlasti meile, kuidas selline sobib, eks ju, selline stiil ja kuidas meeldib. Muidu ma toon oma kartulimardikat. Muidu Jaan ei tule rohkem. Ja tulen küll, ma ei pea kutsumegi, ta tuleb lihtsalt. Ma lihtsalt tulen. Ma kutsun sind. Jah, et anke teada, et kuidas meeldis, et mida me saaks parandada, et kas oli huvitav ja nii edasi. Aga kui lõpetame buumiga, siis millega? Ei, aga tegelikult, asjad ei ole nii, nagu paistavad. Selles mõttes, traktorid on ägedad. Lõpetuseks, asjad ei paista nii, nagu on. Kõik ei ole mustvalge. Alati on mingi sisu taga. Roheline, nagu traktor. Ja need taavetid ja need mammutid, kes on, need ei ole ka alati kõige rollimad. Nad oskavad. Tegelikult ei ole, sest nad oskavad oma ala hästi. Kui nad tahavad, nad oskavad. Ja sellega lõpetamegi. Aitäh, et kuulasite meid. Anke tagasi, et kirjutage meile. Tehke süüa. Teiseks, me sai ka Patreon valmis, nii et te leiate selle meie Instast biost, nii et kui tahate, saate doneitida meid, et see podcast läheks palju võimsaks edasi, sest varsti tulevad siia sellised nimed, keda te ise ka ei usu, tuleb nagu näiteks Helmet Maalt. Aga kas me ütleme välja, keda me tahame siia kutsuda? No selles mõttes, aga jätame väikse mõistatuse, et paneme esimese tähe ja ütleme nii-öelda väikse siukse teema või nii-öelda elukutse. Esimene täht on jott. Väike kokandus, väike televisioon. Ja hea kokk. Ja siuke väike pullmees. Ja. Suur pullmees. Me üritame tema saada,
me saame ta. Me saame ta. Ta tuleb, ärge muretsege, poisid. Ja ta tuleb, me teeme kaameritega, superviljadega, aga et seda teha, läheb meil vaja toetus, kuna me teeme seda kõik, kuidas öelda, siis vabast tahtest, et anda teile kooli kõrvalt. Jah, et anda teile seda, mis või noh, et meie, kuidas öelda, et arendada teid või oma jutuga siis midagi teha juurde. Et vähemalt keegi saaks nagu kasu sellest jutust. Ja kui on, siis on hästi, kui meeldis kuulata, kuulake veel, promoge kindlasti, pange Insta story'sse. Öelge. Oh my god, nii hea podcast, minge kuulake. Kirjuta täpselt niimoodi. Tehke nii. Selle viimase lõpetusega lõpetame. Aitäh, et kuulasite. Tšau!